Laiem avalikkus on osutanud, et meil kõigil olla juba jääst ja lumest villand, aga meie ei jäta jonni ja näitame seda veel ja veel, sest kui oled talikalastaja, jääpurjetaja või lumelaudur, siis soovid ju, et talv aina kestaks ja kestaks ja kestaks. Rõuge kanti sattume enamasti ikka suvisel ajal, kui on soovi Eesti sügavaimat järve imetleda või suure Munamäe tippu ronida. Ajal, mil kevadet lootnud pealinlane iga uut lumesahmakat kiruma kipub, nauditakse Eesti teises otsas viimaseid talviseid päevi täiel rinnal. No Haanjamaad on ikkagi õnnistatud selle lumega ja kui nüüd ma kujutan ette eestlasele öelda, et me oleme Haanjamaalt, siis ikkagi assotsieerub neile kõigile, et siin on lund rohkem kui mujal Eestimaal. Tõsi, seda küll rohkem nagu kevade poole ja talve südamesse, et novembri ja detsembri lumega Haanjamaa alati ei hiilga, aga iga talv on siin piisavalt lund, et suusatada. On see lumi siin kuidagi teistmoodi või talv üldse teistmoodi ka kui mujal Eestis? No kõigepealt Haanjamees ütleb, ega siin lund ei saa, siin lumi tekib. Et teistmoodi on võib-olla sellest meie pinnavormidest tulenevalt, et lund on mäenõlvadel, orunõlvadel ja seda õnneks veel Haanja noored oskavad, kuidas nüüd öelda, moodne olla kaifida või? Aigar Piho peab Kiidil turismitalu, mis tuntud just oma suusaentusiasmi ning lapsesõbralikkusega. Rõuge Ürgoru kaunitel nõlvadel õpetatakse suuskadel püsima ka kõige pisemad mudilased. Kui laps juba mäele läheb, siis teeb ta ise selle hüpekani nimetatud ja siis on nagu see algus tehtud, aga raskem on siis, kui see õige aeg maha magatakse ja lapsed, noored liiga hilja mäele lähevad. Kui juba ise tahab minna, siis neid keelata ei tohiks, sest küll laps ise leiab, et mäest on hea ennast alla veeretada, liugu lasta ja kui suusad juba kodus olemas on, küll ta need ka alla paneb, aga need tingimused on need, mida saavad vanemad. Siin on nüüd maastiku iga element ära kasutatud. Jah, ega ma unustasin ka öelda, et meie tulime tegelikult teile paistis ta siuke piknikulaud. Et ma ei ole isegi suvel siin näinud kedagi piknikut pidama, aga see on tehtud siin kohalikel suusanoortel niinimetatud lumelaua piknikulauaks, et ja kõik need muud atraktsioonid siin mäe peal on samamoodi nende enda tehtud, nende enda fantaasia ja taotluslik on olnud, et kasutada selliseid looduses olevaid materjale, puidust teha, mitte niivõrd tuua sellist linnakeskkonda siia, toru ja rauda. Tõsi, on mõned elemendid ka toru näol lastmassist sellel lihtsal põhjusel, et tuleb käia ka mujal võistlustel ja need on nagu standardelemendid, et raske on Kuutsemäele minna võistlema, kui ei ole seda kodus harjutanud või mine nüüd seda siis sinna harjutama. Ja lumelaud on tegelikult uus väljakutse ikkagi Eesti noortele. Siin on piisavalt nõlvu. Igas Eestimaa kohas majast, ma julgen väita, kilomeetri raadiuses leiab iga laps mingi nõlva, kust alla lasta ja mina väike olin, minul oli Keldrimägi. Ja ma tean väga palju sõpru, kui me seda sama juttu sõpradega räägime, siis nemad tulid Keldrimäest alla, said muidugi pragada, et Keldri uksest sõitsid alla, ma mäletan, Vanaemaares ei olnud, mäge oli Keldri uks ja tänapäeva laudurid leiaksid need kohad ruttu üles. Aigar ise on kõik oma 8 last juba varakult suusatamise juurde juhatanud ja tuleb välja, et mõnikord ei vajagi nad kuigivõrd juhatamist, vaid pigem julgeid vanemaid, kes ülearu ei keelaks. Kail oli väike poiss, vast 4-aastane või ja vanem vend oli läinud suusahüppetrenni toonud need hästi suured suusahüppesuusad koju koridori ja saapad ka. Ja Kail vaatas ja ma ise nägin, kuidas ta veel sõrm suus ja vaatas nüüd suuski niimoodi ja väike poiskas nende sidemeteni küündis. Ja siis ühel hetkel, näed, nagu meie praegu istusime naisega köögis akna all ja vaatame, Kail läheb mäe otsa, nööriga veab ühe suusa mäe otsa, tuleb alla tagasi, veab teise suusa, siis poheb poiss sinna suuskadele sisse. No ja siis hakkas tulema, aga need suured hüppesuusad, ega neid ei juhi. Aga poistel oli tehtud nagu, meie olime teinud kilest kasvuhoone suusame alla, aga me ei mõelnud siis, et see vale koht on. Nemad siis kurvetasid enne ära väikeste suuskadega, aga vaene Kail siis tema pidi nende suurte suuskadega läbi kile kasvuhoone mulla peale. Et mäletan väga selgelt ja võtsin siis veel fotoaparaadi naisega, läksime, vaatasime, et poisiga kõik korras oleks. Suu oli lund, või seda lund, mulda täis. Kui tavalise vanema süda sellisel hetkel tõmbuks kokku, siis teil oli võib-olla pigem hea meel, et poiss sai suusad alla ja
Loomulikult, sest need on asjad, mida seda turvalisem, ohutum, vähem vigastusi, mida varem see samm ära tehakse, mida varem see esialgu paistev hüpekas niinimetatud, ega meil hüppeid siin ei ole, kõik väiksed hüpekad, näed seal kõpsti tule kukkus, aga noorel poisil midagi taga ei juhtu, lumi on külje all ja kui juhtubki, paigatakse ära ja elu läheb edasi, et kui varakult on siia mäele tuldud, tasakaal, suusatunnetus, see on tohutu informatsioon, mis sealt suusa põhja alt tuleb, see on eluks ajaks vajalik. Kas või selleni sa oskad teiste inimestega arvestada, sest siin on väga palju, need plussid kaaluvad selle ülesse, kui otsida neid ohte ja kohvi soovid või? Kohvipaus. Sulle nüüd seda suhkrut siit anti, mis sinna sisse natukene. Rõugekandi mäed on vist piisavalt järsud ka, et siin saab ikka samad trikid kõik ära teha, mis kuskil välismaa mägede peal. Saab küll ja Rõuget on õnnistatud nagu orgudega. Rõuge ürgorus oleme meie praegu täpsemalt ja mida rohkem aane poole minna, seda nagu mägisemaks läheb, aga suusatamiseks paraku on paremat tingust orgudes, sest siit mitte kaugel on Kütiorg, Eesti sügavam org, kus on ka nagu arendatud selline mäesuusanõlv välja. Kui hästi need Rõuge-nõlvad sobivad selle spordiala jaoks, millega te tegelete? Super hästi, kuna piisavalt järsud ja saab piisavalt palju hoogu, et hüppesse minna. Väga hea. On sobiv trennipaik? Kindlasti. Et siukseid huvitavaid trikke ja nippe ikka saab teha, et jah, kui nagu slaalomiga tegeled, et nii suurt kiirust ei saa, aga hüppamise ja siukse trikitamiseks täitsa piisab. Täitsa mõnus. Kas igaühel on oma mingi lemmikatraktsioon ka või? Ei ole. Kõik on siin head. Te ise sõidate, ise teete oma käe järgi kõik? Jah, et käivad siin muud abilised ka, et tegelikult siin on juba see kommuun on päris korralikult kasvanud, et kes siin käib nädalavahetustati nagu pidevalt, et üldiselt on vinge. Ja väiksemad poisid siin nagu Matjosid kohalikud käivad nädala sees ka ikka teevad hüpped korda ära, kui suuremad ülikoolidest või kuskilt nädalavahetusel jõuavad, siis on alati hüpped ikka korralikult korras, et päris hea, et sellised väiksed poisid siin käivad ja teevad. Ja siin on ka see suur hüppe, et ma arvan, Matjo järgmine aasta on kindlasti sihid sinna ka pandud. On juba ära hüpatud. On juba ära hüpatud või? Vaata kui hästi. Ma kuulsin, et sul lähevad kõik kooli külmapühad ka siin mäe peal mööda. Jaa. Et ei ole ilm liiga külm? Ei ole. Sageli Eestis on levinud selline arusaam, et noored ei taha maal elada, sest linnas on kõik palju põnevam ja kuskil metsas kolkas on kehv, et kuidas seda kommenteerite? Peab oskama endal ise nagu teha põnevaks, et ega see lumelavavarustus muidugi kõige odavam ei ole, aga samas ta korra soetad ära või siis või saad sõbra käest laenata, on kohe talv palju lõbusam. Ja et tegelikult teevaga nagu pusimist on päris palju, et ja nagu näha, et seda lõppu ei tulegi, et kogu aeg saad arendada ennast edasi. Mida neile noortele soovitada, kes elavad kuskil Kesk-Eestis, kus nii ägedaid mägesid ja orgusid ei ole? Kindlasti midagi annab seal ka mõelda välja, et põldude peal saab lohega sõita lauda ja on tegelikult selliseid võimalusi olemas. Giidil aga peeti eelmisel nädalavahetusel lausa lennushow'd, kus eri vanuses hüppemeistrid oma oskusi demonstreerida said. Atraktiivse lisaväärtusega loodus suudab noori hõlpsalt ligi meelitada. Väga vabalt võiks meie koolid siiski suusatundides käia, ka kasutada neid väheseidki kohti, mis Eestimaal on ja õpetada noortele. Nüüd tuleb küsimus, kes õpetab. Need samad noored õpetavad, sest nemad olid ise õppijad Eestimaas. Sest see lumelauatamine on nii noor ala, ise nad on enda treenerid, poisil on, lauatunnetus on olemas, ükskõik milline laud, lumelaud või kohvilaud, paneb nagu prigin ja nüüd know-how juurde ja järgmine olümpia on vara, ülejärgmine saame teleka taga vaadata, aga kui seda asja õigel ajal ei tee noorena, siis jääb ta meie unistuseks.
Te olete siin üsna Läti piiri ääres. Kas lõunanaabrid ka siia kanti sattuvad või on neil endal sama kaunis loodus vastu panna? Loodust on Lätimaal ka, kui vaadata üle piiri. Korneti, Vetslaitsene, väga ilusad maalilised vaated ja väga head mäed. Ja seal on juba üle piiri ära lähed, on nagu suusakeskusi juba väga palju. Aga lätlased käivad siia. Tõsi, viimasel ajal lumelaudureid käib vähem lihtsal põhjusel, sest lätlastel on nii palju häid lumelauakeskusi. Et siin on Eestis veel suur töö ees, et meie koolinoored, ka suuremad inimesed nii osavalt lumelaua ja mäesuusaga sõidaks, kui teevad seda lõunanaabrit. Et on, mida lätlastelt õppida. Aga see ei ole ikka ilma teha, et mina mäletan ise, ma vist 9 aasta jooksul koolis sain 2 korda suusad alla, sest rohkem lihtsalt ei olnud lund selle tallete jooksul. No siis tuleb Haanjamaale tulla. Haanjamaal ei ole Haanja maraton ära jäänud ja ei jää ka võib-olla ükski suusasõit ära. Need Haanjamaal metsade vahel leiab alati sellel ajal lund.